Kas teadsite, et konid on maailma merede uued plastkõrred? See tähendab seda, et suitsukonidest on saanud maailma kõige sagedasem väikeprügiliik, mis enamasti just sadevee kaudu meie loodusesse ja meredesse jõuab. Mina istun siin Tallinnas Stroomi rannapargis, imeilus koht, lapsed mängivad ja ujuvad ja kõik saavad teha trenni. Aga minu kõrval autoparklas ei ole mitte lavastatud konihunnik, vaid lihtsalt üks suvaline konikogumik. See on prügipimedus, millest me rääkima asume. Eesti puhul ma arvan, et kõige targem oleks tuua näide põhjanaabrite poolt, kes viskavad aastas maha umbes 4 miljardit suitsukoni, soomlased. Ja neid on umbes 4 korda rohkem. Ehk siis jagame selle numbri 4-ga, siis me saame miljard suitsukoni aastas. Jah, see on meil siin tänaval, mullas, vees igal pool. Ja pinnas. Ja. Kui plastikust koni merre satub, imbuvad sellest esmalt vette kõik keemilised ühendid. Plastik ise aga laguneb mikroosakesteks vähemalt 10 aastat. Raske metalle ja mürkaineid, millest kõige tuntumad ehk nikotiin ja arseen, koguneb aga suitsu tehes ühte filtrisse sedavõrd palju, et piisab ühest konist, et mürgitada ära 1000 liitrit vett ja tappa väikeorganisme merevees. Ilmselt enamus inimesi arvab, et see on biolagunev, et see on mingi puuvill või mingi paber, mis laguneb kenasti looduses ära. Aga nagu vetsupaber või midagi. Jaa, just. Aga tegelikult on tegemist plastiga. Siin on nüüd see tubakas, mis sisaldab siis omakorda sadu keemilisi elemente. Tuhandeid ma pakun. Kuskilt ma isegi lugesin, et lausa 4000 keemilist elementi sisaldab üks sigaret. 50 kantserogeenset ainet. Ja, mis kõik erinevad elemendid, mis näiteks pidurdavad su immuunsussüsteemi. Läänemeri ise on väga tundlik ja väga väikene ökosüsteem siin maailma mastaabis, et mida see siin meie kontekstis tähendab? Meie kontekstis ennekõike on see meie toidulaual. On üks asi, eks, et meie kalade näol ja aga terve ökosüsteem, mis meid toetab, meie elu toetab, et ta reostab ju seda tervikuna. Ühelt poolt jah, selle keemilise reostusega, teisalt mõned linnud tulevad ja vaatavad, et et kena söök. Samamoodi, et neid mikroplasti tükikesi ka väiksemad elukad söövad ära, neid söövad omakorda suuremad, et kuni see akkumuleerub kaladesse siis näiteks. Kui suures mahus need konid juba täna meie toidulaual on? Jaa, neid on omajagu, et siin erinevaid uuringuid ja erinevates piirkondades, et kui palju, et me sööme juba siin ära krediitkaardi jagu plasti. Igas aastas vist oli see, eks ole? Just. Hetk tagasi ma palusin naisterahvale, et ta ei viskaks koni kaevuluuki. Ta ei saanud aru miks, aga õnneks ta läks prügikasti juurde. Et meil on prügipimedus, me ei saa aru, mida koni tähendab. Me eeldame, et keegi koristab meie eest, me eeldame, et kõik käib kuidagi ise, aga tegelikult me ei saa aru, et me kõik oleme omavahel seotud. Meie planeet on üks organism, kui üks teeb siin, siis teine saab selle tasu, mida üks teeb võib-olla valesti. Põhiline murekoht on sadeveekaevuluugid, sest kõik sademevesi ei lähe reoveepuhastusjaamadesse, nagu ekslikult arvatakse, vaid suurem osa sellest suubub koos pisiprügiga otse lähimasse veekogusse. Sademevesi kogutakse kokku sellistest restkaevudest ja siis sellest restkaevust liigub sademevesi mööda süsteemi edasi, kuni ta jõuab siis merelasuni ja sealt jõuabki sademevesi merre. Kas kuskil selle teekonna peal on käes mingisugused sõelad või filtrid, mis võtavad kinni kõik prügi, mille inimesed viskavad siia samma, topivad siia restkaevu aukudest sisse? Ja suitsukonidega on kahjuks niimoodi, et need süsteemid, mis täna ehitatakse, need nüüd suitsukonisid ei püüa. Et nemad jäävad nagu vee peal ujuma, eks ole, ja liiguvad sademeveega kaasa mööda süsteemi ja kuni lõpuks merre. Miks sinna merre laske ava ette näiteks ei saa panna mingisugust filtrit, et see konid ja kommipaberid kokku korjaks? No see on tehniliselt väga keeruline. Ja see nende hooldamine sellis juhul on, Nad lihtsalt lähevad umbe, sest inimesed reostavad nõnda palju. Nad lähevad umbe ja siis tekivad ilmselt suuremad sademe ummistused, kus platsidelt enam sademesi ära ei voola. Teeme ikka midagi eksperimendi korras, aga samal ajal kasulikku ka. Et võtame 5 minutit ja Tallinna sadama, jahisadama kai ja korjame 5 minuti jooksul kokku kõik suitsukonid, mis me siit leiame.
palju sinu saak oli? Läks lugemine sassi, üle 30 kindlasti. Mina sain 37 suitsukoni ja siis mingi hunniku snüüssi ka. Et mida Tallinna Sadam teeb, et need konid ikkagi nüüd nagu kätte saada, et olgu sinna merrelaske kaevu ette ja on raske filtrit panna, aga midagi te siin ikkagi ju teete, et need konid vähemasti siit ära korjate. Päris rõve värk. Regulaarselt koristatakse kõike sadama territooriumilt. Masinatega, käsitsi, kühvlitega, harjadega. Igapäevaselt. Ma ei väsi rõhutamast, et koni on tegelikult olmeprügi ja käib siin prügikastis, sest siit läheb tema siis põletusjaama. Paljud restkaevuluugid on nüüdsest tähistatud kirjaga Meri algab siit. Tegemist on kodanikualgatusena sündinud kampaaniaga, mis tuletab 15 Eestimaa linnas meelde, et just sellest punktist saab alguse suitsukoni merereis. Küsimus on ju pigem selles, et kas me peaksime rohkem kaevuluuke filtreerima, kas me peame rohkem tööd tegema selleks, et õigustada reostamist või tegelikult lihtsam meetod on, et me lihtsalt ei teeks seda, mis tegelikult on juba eos vale. Kusjuures see ongi hirmus, et kui sa hakkad süvenema sellesse prügipimedusse, mis tegelikult on mõnes mõttes uus termin. Inimene ei märka tänavapildil seda nagu kullakesed, see on 30 sekundit ja see on ikka märkimisväärne kogus, eks ole. Seda on palju ja meil on teine pool ringi veel minna, nii et... Kui me kanalisatsioonisüsteeme meie suurtes linnades ja mujalgi ei hakka ringi tegema, et mis siis see lahendus on? Ära viska koni maha. Kui sa tahad kindlasti linnas suitsu teha, kanna kaasas oma väikest konitopsi. Kui sa tahad suitsu teha, tee seda nurga taga, nii et sa pärast kindlasti viskad oma koni prügikasti. Ja mõtleme koos, miks me teeme suitsu.